mehed, palun nutke, nagu päriselt. Nutmine, ma mõtlesin, ma teen särgi pärast seda, kui Mikael suri, et mehed nutavad. Ma arvan, et see on oluline. Meie põldkond ja kuskilt vana on öeldud, et ära nuta. Tegelikult nutmine on väga oluline asi. Aga ühesõnaga, kui sa nutad, lähed Jumala ette, ta annab sulle rahu. Sa valad välja, me oleme nagu anumad, on ju, ja meie sisse koguneb kibedust, pettumust, mida iganes. Et siia midagi ilusat panna, noh, kui sul on tassi sees, on piim, on ju, sa sinna limpsi ei pane enam, on ju. Piim tuleb välja, on ju. Samamoodi meega, et me peame valama Jumala ette need asjad ära, et Jumal saaks täita meid rahuga, rõõmuga. Tema varustaja, tema on tervendaja, tema hoolitseb. Kui sa vaatad piiblis, Jumal tegi täiesti võimatuid asju, tegi võimalikuks. Teeb täna ka, täna teeb teiega ka. Ja seda tahangi julgustada. Et ära mata ennast maha, mis iganes on juhtunud või jätnud juhtumata. Mine kõigega Jumala ette, tema teab. Tema on oodanud sind. See on vaba tahte. Sa saad, sinu ülesanne minna Jumala ette.